tänases meistrinurgas on plaanis teha lillekast. Lillekast natuke teises võtmes, kui me võib-olla seda varem teinud oleme. Küll aga see on oluliselt lihtsam lillekast kui see, mida me kunagi varem teinud oleme. Nimelt mul oleks vaja terrassi piirde külge panna endale lilled. Tihti nagu tehakse rõdukastid ja pannakse rõduserva külge lilled. Mina tahan selle teha sellise, mis sobituks minu piirdega, kuna mu kogu piirdematerjal terrassilaudis on pruuni immutusega terrassimaterjal, siis ma käisin puumarketis, valisin endale sobiva materjali. No kui me terrassilaudu puumarketist valime, siis valik on seal päris lai. Seal on soonelisi laudu, seal on siledaid laudu. Mina nimelt valisin antud juhul siis mõlemalt poolt sileda terrassilaua. Ma isegi ei olnud teadlik, et nad selliseid müüvad. Ja valisin selle laiuse selle järgi, et nüüd kui ma teen sellest kasti enda sellele plastmassist rõdukastile või lillekastile siis ümber, et ta oleks piisav laiusega, et ta selle külje ära kataks. Mul on plaanis see kast kokku lõigata nurkadest 45 kraadi all. Aga 45 kraadi ei pruugi olla kõige parem mõte, sellepärast, et kui nüüd täpselt 45 kraadi all lõigata, siis tihti lugu juhtub selline asi, et tegelikkuses jääb see nurk natukene irvakile, kuna need materjalid ei ole väga perfektsed, see ei ole tisleri töö, nad on natukene sinna-tänna kõmmeldunud ja see nurk jääb koledalt irvakile. Ma saan siin sae peal ära kasutada sellise võimaluse, et ma saan selleks nurgaks panna 47-48 kraadi, mis tähendab seda, et suurema tõenäosusega, kui ma selle nurga kokku panen, siis mul jääb sissepoole natukene sellist lahtist ala. Aga see on okei, kuna see tegelikkuses jääb juba peitu. Küll aga ma tagan suurema tõenäosuse selle, et välimine nurk on ilusasti koos. Lõikame jupid välja. Kasti kokkupruuvimiseks leidsin ma Amberjackist ühed sellised veidrad nurgad. Need on tegelikult sellised nurgad, mis on mõeldud siis teatud nihkumise lubamiseks. Aga minu töö jaoks kõlvad nad suurepäraselt. Mina tahtsin leida sellist nurka, mis oleks täis kasti külje kõrguses saadaval ja et ta ei oleks siis teistpidi liiga suur ja pikk. Nurkade kinnitamisel peab nüüd olema kaval, kui ei taha kasutada nurga taha keeramise spetsiaalset rakist, siis on mõistlik ennem nurgad keerata pikemate külgede külge ja hiljem siis need lühemad küljed sinna otsa kruvida. Kusjuures siin tuleks nüüd vaadata ka seda, et mul kindlasti ikkagi need nurgad pärast hakkavad ilusti kokku jooksma. Ehk et see nurk oleks, metallnurk, kinnitusnurk oleks õige koha peal. Kasutan roostevabasi kruvisi, et vähemalt see asi kruvide pärast mul koost lahti ei hakka kukkuma, sest tegemist on ikkagi lillepoti ümbrisega, kus kindlasti seda niiskust natuke rohkem kui mõne teise. Siinkohal on väga hea ka demonstreerida seda, kuidas siis see kast võiks siia sisse paigutuma hakata. Nimelt tegelikult on 2 varianti, kuidas selle läheneda ja see on nüüd maitse küsimus, saate seda ise vaadata. Mina plaanin selle kasti endal panna siia peale, ehk et siis selle pealmise või selle välimise puitosa serva peal kannab siis kogu see plastikkast. Kast sobib see ilusti sisse ja mina ütleks, et see näeb igati soliidne välja. Ja nagu ma ennem ütlesin, siis see, et siin tegelikult põhja all ei ole, see tähendab mitte midagi, sest et seda ju ei näe mitte keegi. Pigem isegi on hea, sest nüüd ma saan siia nendele kastidele siis üleliigse veeaugud sisse puurida. Nagu Kersti soovitas, puurime need külje peale, siis jääb sinna põhja veel mingisugune selline niiske mulla ala, et üleliigne vesi tuleb siit külje pealt välja, aga põhjas on ikkagi veel mingisugune see niiskus või vesi alles. Et puurime siin augud sisse, kast läheb siia sisse ja kui nüüd siis kasvmine toimub, lihtsalt kasti alt lihtsalt niriseb see maha. Järgmine küsimus on see, et kuidas see kast sinna terrassi külge kinnitada ja selleks on ka võimalusi üsna mitmeid. Ja minu plaan on ilmselt panna need kastid kruvida siia piirde külge. Ma panen neid päris siia vastu, sest et siis ma hakkan seda pealmist pinda võib-olla lihtsalt kahjustama. Ma toon nad natukene siia madalamale, siis jääb lilledel natukene ruumi siin kasvada ka. Ja ma teen seda üsna lihtsasti. Ma lihtsalt kruvin sellest läbi oma piirde posti külge. Kui hiljem tahan kunagi siit ära võtta, siis tegelikkuses see väike kruviauk, see kaob sinna ära, et see ei ole probleem. Teine variant on mõelda, kuidas 2 kasti korraga panna. Ja selleks on mul tegelikult üks väike idee. Nimelt ma leidsin endalt mõned terrassimaterjali
ülejäägid. Ma teen nendest ribadest endale siia sellise väikse hoidja, nii et ma saan panna siis 2 kasti korraga terrassi peale, nii et ma ei pea neid isegi kinni naelutama. Nüüd, kui ma olen asja õigesti arvestanud, võiks see kast siia peale sobituda ka selliselt. Need on nüüd paar moodust, kuidas on võimalik neid kaste panna. Tegelikult neid mooduseid on palju erinevaid, sõltuvalt sellest, milline on teie terrassi piire, on see üldse äkki metallist, on see mingisuguse teise konstruktsiooniga puidust. Ehk et ise leiutate, kas tahate panna 2 kasti või 1 kasti. See on täielikult fantaasia küsimus. Minu tänase võib-olla loo põhisõnum on see, et tegelikult saab täiesti soliidse välimusega lillekasti terrassi piirde külge väga lihtsa vaevaga. 4 lauajuppi nurgikutega kokku kruvida ja ongi valmis. See, kuidas mina nüüd need terrassikastid siia piirde külge panen, kuidas see lõpuks välja näeb ja kui siin ka lilled sees on, seda vaadake minu Instagramist, seal näeb kindlasti, milline see lõpptulemus on.